Tere! Tahtsin seoses ühe oma kliendi looga rääkida ühest asjast, mis on meie ühiskonnas üsna laialt levinud, aga millest väga palju ei räägita. Nimelt erinevad südame- ja veresoonkonna haigused ja nende algpõhjused on tihti seotud erinevate allasurutud tunnete ja emotsioonidega või teatud traumadega. Ehk siis see on üks põhjus, miks on väga oluline tegeleda enda emotsioonidega, tunnetega, enda sisemaailmaga, enda minevikuga, sellepärast et see lõpuks lihtsalt ühel hetkel väljendubki tervise probleemidena ja just sellised südame- ja veresoonkonna haigused näiteks meestel on just seotud sellega, et näiteks aastakümneid on surutud enda erinevaid emotsioone, tundeid maha, sellepärast et keegi ei ole õpetanud neid väljendama või siis alateadlikult inimene usub, et see ei olegi okei neid väljendada või see ei ole turvaline neid väljendada või mees ei näita enda haavatavaid külgi või enda tundeid, emotsioone. Ja see tulemus väga sageli ongi see, et lihtsalt ühel hetkel süda näiteks ütleb ülesse, et me ei ole mõeldud, seal ei ole nagu sugudega midagi pistmist, nii mehed kui naised, me ei ole mõeldud alla suruma enda tundeid, emotsioone. Ta on väga olulised osa meist. Need on seotud meie isikliku tõega, sellega, mida me kogeme mingis hetkes, kui me alla surume pidevalt enda sisemist kogemust, enda sisemaailma või enda isiklikku tõde, siis see on kehale väga raske kannatada. Ja see võiks olla üks põhjus, miks tegeleda iseendaga ja sellega, mis põhjustab valu või kannatust või raskust elus või suhetes. See on see mõte, mis ma tahtsin täna jagada.